Tere ilusat esmaspäeva! Mina Leina Vetik jagan täna mõtteid sulle sellel teemal, kuidas hakkama saada kaosega, mis toimub väljaspool meid või siis tegelikult on teadlikumatele juba aru saa, et tegelikult on see kaos ka meie enda sees, miks väline on alati peegel. Ma räägin uudistest, ma räägin peavalumeediast, ma räägin sellest, mis toimub maailmas, mis toimub Eestis ja milliseid mõtteid see meis toimub ja mismoodi see meid siis vastavalt paneb käituma või ei pane käituma. Ma räägin suuresti majandusuudistest, ma räägin suuresti sõjalistest uudistest ja ei, ma ei räägi sellest, millist seisukohta selles suhtes võtta. Ma räägin selles võtmes, et mida ikkagi teha, et sina saaksid edasi liikuda ja oma asjaga tegeleda ja oma ettevõtet edasi ehitada või siis oma unistuste poole liikuda, eks. Meil on väga palju uudiseid, on see siis otsene uudis või on see niisugune ümbernurga uudis sellest, kuidas meil on suur naaber nimega Venemaa ja Putin ja kes siis kuskilt kas siis ringiga või otse justkui ähvardab oht meid sellega, et kas meil ühel hetkel, ma ei tea, katus pea kohal on või kas meie riik säilib sellisena, nagu ta säilib või mis iganes. Meil kõigil on need mõtted peas ja mitte ainult olles Venemaa naaber, vaid meile tuuakse päris keerulisi uudiseid kaugelt ookeani tagant, mida teeb suur poliitik nimega Trump ja alles hiljuti oli Taanist uudis, et ka seal valmistutakse, et järsku keegi sõitis, ma ei tea, nende õhuruumi sisse või takistab mida iganes, on ju. Ja siis meil on Iisrael ja Gaza, et neid uudiseid sõjast on tohutult ja need kõik hirmutavad meid. Sõda on üks asi, teine asi on majandus, eks, et kust meilt võetakse ära, milliseid makse juurde pannakse, ma ei tea, mida kõike veel, on ju. Jällegi on mõtted, mis panevad meid endas kõhklema ja kahtlema, kas ikka, milleks üldse ja nii edasi. Ja siis on meil tehnoloogia uudised, on ju. AI tõstab pead, AI-st räägitakse väga palju ja seda me näeme võib-olla isegi rohkem sotsiaalmeediakanalites, kes kellel mida. Aga tekib küsimus, et mis saab minu tööst näiteks, on ju. Ja nüüd on väga suur vahe nii-öelda edumeelsetel ja keskklassil ja vaesklassil, on ju. Et mismoodi inimesed siis ikkagi mõtlevad ja ma ei saa garanteerida loomulikult kõikide mõtete eest, aga mul on kõlama jäänud üks mõte ühelt minu kliendilt, kellega oli privaatne vestlus ja ühel hetkel ta ütles mulle lause. Aga Liina, milleks ma üldse siin punnitan või pusin või tegelen iseendaga ja nii edasi, kui meil on niikuinii sõda ukse taga ja kui tuleb sõda, siis võib-olla on see kõik kadunud, see on nii-öelda tühi töö, mida ma olen teinud. Ja mind on jäänud see mõte selles mõttes kummitama, et kui paljud meist tegelikult mõtlevad sarnaseid mõtteid. Aga miks ma üldse hakkan kuskile poole punnitama, kui meil on selline oht, on ju? Ja see on tegelikult ju tavaline hirm, eks? Mis siis? Ja siin ongi see, et ma ei tee seda lõppkokkuvõttes ainult tulemuse pärast, mida ma elus tahan saada. Ma teen seda sellepärast, et esiteks see kutsub mind, mida mina teen. Ma teen seda sellepärast, et mul on see teekond põnev. Ma teen seda sellepärast, milliseks inimeseks ma kasvan selle teekonna käigus, on ju. Ma teen seda sellepärast, et ma ei kujuta ette, et ma midagi muud teeksin. Mis ma siis teen? Olen halvatud sõna otseses mõttes kodus nendest hirmumõtetest ja siis ma hakkan närtsima. Ma ei saa, ma lihtsalt töötan ennast nende hirmumõtetega ja see ei ole see elu, mida mina tahan valida. Vahet ei ole, mis on tulemus. Ma teen neid asju iseenda pärast, mitte millegi muu pärast eelkõige, eks? Ja sest mulle meeldib, sest ma näen ja muidugi ka mõtteviis sellest, et see ei ole läbi ennem, kui mina ütlen, et see on läbi.
ja mina olen enda sees mänginud mõttega, mis siis, kui tuleb sõda? Mis siis, kui Eesti kaotab näiteks vabaduse, jälle lähme Vene võimu alla? Kas see siis on kõik? Kas see siis tähendab, et ma ei saa rohkem enda asja teha? Ma ei tea seda, on ju, aga ma valin tegeleda oma asjadega. Üks parimaid mõtteid, mida endale võib-olla siit videost ka kaasa võtta sellises olukorras, kui sind ümbritseb ka kaos või on su enda mõtted. Kogu see 2025, ma olen rääkinud paljude klientidega, on selline nii-öelda just ka iseenda sees üsna keeruline aasta olnud, sellepärast hästi palju on kõhklusi, kahtlusi ja me ise oleme ka tegelikult muutustes paljuski, sellepärast ka sellised segased tunded ja mõtted meie sees, eks. Ja sellises olukorras parim, mida ma saan teha, on see, et ma ei saa kontrollida välist, ma ei saa kontrollida seda, mida otsustavad suured maailmapoliitikud, ma ei saa kontrollida, mida Eesti poliitikud otsustavad, ma ei saa kontrollida seda, mis juhtub majanduses või mis ei juhtu. Mina saan kontrollida seda, kus on minu mõtted ja ma saan kontrollida seda, millised on need teod, mida ma teen, on ju. Kõik ja rohkem ei olegi tegelikult vaja. Ja vot siin ongi see, et edukad inimesed kontrollivad oma mõtteid, nad on oma nii-öelda mind masters, on ju. Ehk siis nad ei lase ennast välisel mõjutada, vaid neil on selge siht, mille poole nad liiguvad ja nad kontrollivad ennast, oma emotsioone, oma tundeid sellega, et vahet ei ole, mis on. Ma lähen ikka selle teed, kuhu ma lähen, on ju. Ja ma lähen sinna nii kaua, ükskõik kui kaua see ka ei võta, ma lähen sinna nii kaua, kuni ma lõpuks kohal olen. Millal see juhtub, kas see üldse mu eluaja jooksul juhtub, vahet ei ole. Ma ei saa lihtsalt teisiti elada ja ma teen üks samm teise järel. Ja vot see on see, mida mina saan kontrollida. See on see, millele ma saan iga päev keskenduda. Ja kas see tulemus on selline, nagu ma ootan ja millal see tulemus selline on, nagu ma ootan, veel kord, ma ei tea seda. See tulemus võib olla kordades parem ja tihtipeale, kui me räägime läbi tegude sellest nii-öelda compound interests, on ju, ehk siis need nii-öelda liitintressid, eks. Ma ei räägi nüüd raha investeerimast, ma räägin sinu teod ja sealt tulenev tulemus tegelikult on see, et tihtipeale on niimoodi, et sa muudkui pusid ja pusid ja pusid ja pusid, aga selle pusimise käigus sa teed neid samme edasi. Sa pusid ja ühel hetkel vaatad, et okei, ma olen siia jõudnud, on ju. Aga ükskord ammu on jumala hea lause öeldud, et edu ei ole mitte midagi muud kui üks fail teise järel, nii-öelda üks error teise järel. Ja sa lähed mingit teed pidi, okei. Sa lähed mingit teed pidi, okei, siin jooksin peaga vastu seina. Aga piisab sisuliselt ühest, võib-olla 2 korrast, on ju, kui sa oled juba kohas, kus enamus inimesi oma elus ei jõua. Aga tähtis on see, et vaatamata kõigele, mis toimub meie ümber, jah, mul on ka hirmud, jah, ma mõtlen ka vahest neid mõtteid, mis siis saab, aga ma lasen enda sees sellest lahti ja ma lähen tagasi sinna, et tõsta enda mõtteid paremale sagedusele. Tavaliselt ma teen seda läbi visiooni, on ju, ma kirjutan, mida ma siis päriselt tahan, kirjutan jälle seda välja. Minu käest on palju küsitud, kui tihti sa, Liina, seda teed. Ma teen seda vähemalt kord nädalas. Viimasel aastal tuleb see juba mitu korda nädalas, eks. Et ennast kogu aeg hoida selles kõrges sageduses, kõrges mõtteviisis, on ju, et ma ei vaju ära sinna hirmudesse, ma ei luba endal sinna minna. See on minu standard juba, ma ei luba endal mõelda neid mõtteid ja ma ka ei vaata uudiseid näiteks kord nädalas võib-olla sest ma ei taha ennast, ma pigem valin õhtuti lugeda raamatuid, kuulda mingeid podcast'e, videosid inimestega, kes on juba seal, kuhu mina tahan siis jõuda ühel hetkel, et hoida ennast selles mõtteviisis. Ja iga päevalselt, isegi kui algab uus päev, mida ma täna tegema pean ja mul on seal peas on täielik kaos, siis mida ma teen, mis on see üks asi, mis ma saan täna ära teha. Ja sellest piisab. Kui ma teen kas või selle ühe asja ära, kas või see video siin teile, siis sellest piisab. Ma olen juba astunud ühe sammu edasi ja järgmine samm tuleb siis minu pähe, kui mul on see üks samm tehtud. Nii et vaatamata kaosele, vaatamata muutustele, vaatamata sellele teadmatusele, mis tuleb, keskendu sellele,
kuhu sa tahad minna ja keskendu sellele, tee neid asju, mida sina saad kontrollida. Kõik, mida sa ei saa kontrollida, me peame laskma usaldusse, on ju. Visioon ja üks samm korraga ja sellest piisab, et tulla välja ja sinna taha muidugi mõttevis, ka see läheb mööda. See aeg läheb mööda ja tulevad jälle lihtsamad ja kergemad ajad just, olgu see siis uudiste mõttes, välismaailma mõttes või olgu see siis oma energia mõttes. Tähtis on see, et sa liigud edasi, on ju, tehes seda, mida sina saad kontrollida, eks. Lähme tegudele ja kohtume uute mõtetega uuel nädalal. Tšau, tšau.